sõnaga. Oota. Oota, ma ei taha siin sehkendada samal ajal, vaata. Kelly on ühendatud juhtmega, aga kohe saab kõik korda. Kohe saab kõik korda. See on kindlasti nii vabastav tunne, kui sa juhtmed küljest ära saad. Ja lõpus, ja. Võtame kohe Kellil käest kinni. Sa võtad randmest. Võta käest. Käsi on ikka see on ja. Mille jaoks on sõrmed? Et hoida kellegist tähtsast kinni. Et sa saaksid kallistada. Et sa saaksid hoida endale kallist inimest. Selle jaoks on käed vajalikud, on ju. Me oleme küll teie poole publikaga. Kelly on meile külla tulnud rääkima oma tööst, millest on kohe saame teada, kui kaua unistanud. Ja täna ta on selle unistuse enda jaoks täide viinud. Et siis me soovime, et te küsiks paljusid küsimusi. Et te teritaks enda mõistust, mõtleksite kaasa, krõpsupakiga me praegu ei krõbista, on ja, sest me väga peame lugu üksteisest, kui keegi räägib. Ühesõnaga, Kellikene, me anname sulle sõna, näita, mis sa oskad ja me loodame, et meil tulevad kõigil suurepärased küsimused sinu jaoks. Ma loodan ka, või siis ma vastan need kõik juba ära jutu käigus. Ja mina natukene täiendan, et Eestis on, ma arvan, et 100 noortekeskust. Ja see noortekeskus siin võib olla nii tähtis ka teile, sest noortekeskusest saavad alguse suured sõprused. Ja kunagi Merike üldse tutvustas, et on olemas Järvakandi noortekeskus. Ma ei teadnudki seda. Me tegime koostööd ja selle koostöö käigus sai mina tuttavaks Kelliga. Ja sellest tuligi suur sõprus. Nii et noortekeskuses sünnivad suured sõprused. Nii äge. Ja muide Kelly oli siin noortekeskuses noorsootöötaja. Jah, see oli ühel ajal. Olid ja mina kutsusin ta siia. No näed, millised lood. Ma ei tea, see ei olnud küll väga pikk aeg. Aga ikkagi. Aga 4 või 5 kuud või isegi rohkem. Midagi oli, jah? Midagi oli, jah. Kelly viimane see laager oli meil see laager, kus sa pidid ka midagi seal tegema noortega. Siis see laager lõppes ära ja siis sa ütlesid, et mina küll ei noorsootöötaja, ma tunnen, et ma noorsootöötajaks ei soovi jätkata noorsootöötajana, aga ma hindan väga noorsootöötajaid. Jaa, see on suur töö ju, suur töö. Ma näen ka, mis teie siin teete, see on suur töö. Et väärtustas meie ametit, ma olen väga tänulik ja muidugi me väga põnevusega ootame. Ja siis ta läksti oma rajale sinna unistuse poole. Nüüd me kuulame põnevusega. Nüüd me kuulame põnevusega, kuidas ta sai teada, et see töö on just tema töö. Et sa just tahad seda teha. Nii et ole tubli ja näita, mis sa suudad. Ma kahjuks pean telefoni käes hoidma, kuigi ma üldse ei tahaks. Ma tahaks teiega kallistada, kui me kallistame. Ja nii. Lõpus saab ka, on ju? Näita ja tulista meile. Ja nüüd kõik istuvad maha ja on täiesti haudvaikus. Siis ma saan hästi rääkida ja näidata ka teile asju. Et veel ei pane. Kohe varsti panen, siis saate näha. Aga ja seda ütlen ka, et kuna ma nüüd selle kaameraga filmin, siis ma vahepeal, kui ütleme nii, et pool tundi või nii on ära käinud, siis ma lähen vaatan, kas ta filmib veel ja kui ta ei filmi, siis ma panen ta filmima. Sest et ta on meil selline, natuke frukt, ütleme nii. Ja on vaja silma peal hoida. Aga ma alustaks siis sellest, et kes ma siis olen siin selline, et me kõik kuulsime, on ju, kuidas meie kohtusime sinuga, Liis, et meie oleme eelmistest eludest juba tuttavad ja tõesti, ja minu ema, te kõik teate, ema seal pildistab ja võt, mina olen tema tütar. Ja mina tegelen sellise huvitava asjaga, nagu on häälnäitlemine. Ja sellest ma tulin ka teile siia täna rääkima, et mis see täpselt on, kuidas seda tehakse ja kuidas teie ka saaksite teha, kui tekib huvi. Ja kõigepealt ma vist tahaksin küsida teie käest, et kui ma ütlen sõna häälnäitlemine või ma ütlen voice over, kas ja mida see teile ütleb?
kas üldse midagi ütleb. no minule juba ütleb, aga kuidas noortele? Loen millelegi peale, just, väga õige. Aga millele näiteks, kas sa oskad pakkuda? Just. Ja kõik väga õige. Täpselt reklaamid, mängud, multikad, ütles ta. Ja siis sinna lähevad muidugi ka, nad ei ole ainukesed žanrid, siin on hästi palju neid ja me saame kohe ka näha. Aga vaat, sa mainisid multikat ja siis sellega ma tahakski kohe alustada. Nii palju ma ütlen, et mina ise praegu veel multikat ei ole teinud. Aga ma näitan teile hoopis ühte teist näidet. Meil on siin hästi palju väiksemaid lapsi ka, et see on võib-olla huvitav sellega alustada. Ja mis ma veel ütlen, et siin päris lõpupoole, tema läheb siit vahepeal mööda, et siin päris lõpupoole, kui meil nüüd aega jääb ja ma loodan ka nii teha, et jääb aega, siis saab võib-olla julgemad saavad ise proovida ka, et mis on siis rääkida siia mikrofoni ja kuidas see siis vastu kõlab. Ja sina teed seal just, Vau, ma tean, sulle meeldib see, võib-olla sa tuledki pärast rääkima siia. Aga kõigepealt ma vaatan, kas ma siin pilti saan ja nüüd Aliis 2 lähebki, tuled kustu ja tuled surnuks. Ja nüüd ma näitan teile sihukest multikat nagu Remi ja Puu. Ja ma ütlen jälle, et mina siia peale ei ole rääkinud ise, aga keegi teine on rääkinud. Ja vaatan, kuidas ta siis kõlab. Remi teeb. Jah, sellega võin sõita, Puu. See on lihtne, näed? Remi teeb. Muidugi ma võin üles ronida, vaata. Olen päris hea ronija. Remi teeb. Muidugi ma oskan kiikuda. Ma olen parim kiikuja, keda tean. Vaata seda. Näed, kui kõrgel ma oskan kiikuda. Sul on õigus, Puu. Ma suudan teha kõike, mis ette võtan. Ka väga kõrgele minna. Üles, üles, üles. Ma saan hakkama. Ma saan hakkama. Ma saan hakkama. Saingi hakkama. Ma näen siit meie maja. Palun esimesele korrusele. See oli nii lõbus. Harjutame nüüd kiirust ka. Kas oled valmis kihutama? Ma saan hakkama. Ma saan hakkama. Kiiremini, Puu, kiiremini. Ma saan hakkama. Ma teengi seda. Ma pole kunagi nii kiiresti liikunud. See on vinge. Ettevaatust. Üles, Puu. Lähme, Puu, libeda angerja juurde. Oodake mind ka. Vaata sarja Remi ja Puu telekanalis Kidzone pluss. Nii ja nüüd palun Aliis 2. Sa juba tead? Ja, aitäh. Et see oli siis näide dubleerimisest, et meil Eestis on niimoodi, et kuna meil Eestis multikaid väga ei tehta, vist ongi ainult tehtud äkki Lotte mingid multikad on ja? Ja üldse ongi ime, et vaata sai tehtud. Jah, just. Et olid need Lotte multikad, aga muid asju meil ju üldse ei ole. Ehk siis meie peamegi, kui me tahame, et oleksid multikad eesti keeles, me peame need sisse ostma välismaalt. Ja siis Eesti näitlejad lähevad ja räägivad sinna peale. Nii. Ja räägiks väheke sellest, et kuidas see siis täpselt toimub. Vähemalt minu puhul, sellepärast, et loomulikult on ka nii, et näiteks see dubleerimine, mis siin praegu näitasin, see on ilmselt ikka niimoodi, et sa lähed stuudiosse ja siis seal on helitehnik ja sina räägid mikrofoni sisse, ise ei pea ju mitte midagi siin sättima oma tehnikat. Sina lihtsalt lähed ja räägid. Aga kuna mina olen selline
nii-öelda kodust tegija, siis mina pean kõik ise tegema. Et keegi mind ei aita, keegi mind ei õpeta, ma pean kõik ise tegema. Nii, ja siis räägiks väheke, et mis meil siin laua peal on, mis kindlasti on vaja selleks, et sellist tööd teha kodust ise, kui tahad. Kindlasti peab olema mingisugune arvuti, sellepärast et arvutisse sa lindistad kõik need helifailid, mis sa räägid, mikrofonisse. Ja kindlasti peavad olema väga head kõrvaklapid ja need ei tohi olla sellised, mis siin annavad bassi või mingid siuksed ei tohi olla. Peavad olema. Kas need täpselt samad, kui näiteks teha nüüd podcasti või? Mina ütleks küll, jah. Sellega saaks väga hästi tehtud, kui tahaks. Ja siis sellega saaks näiteks YouTube'is väga hästi tehtud videosid, kõik saaks lindistatud. Aga kõrvaklapid kindlasti sellised, mis on siukse väga loomuliku heliga, et ta ei mõjuta seda heli kuidagi, sest sa pead ennast ise kuulma, et mida ma nüüd siis rääkisin sinna. Sa pead kuulma, et milline su hääl tegelikult siis oli, kui sa rääkisid. Nii, ja siis... Seda on võimalik natuke kuidagi niimoodi teha ka, et kui sa kuuled, et sulle ikka ei meeldi nende hääl, et siis sa natuke saad kuskil natukene seda moonutada või teha. Jaa. Kas sinule ka alguses tundus enda hääl veider või teistmoodi? Ja sellest ma võin täitsa rääkida, et see enda hääle kuulamine, kui sa esimest korda kuuled oma häält tagasi mängituna, siis on, no küll on jube. Aga nii jube on. Et kui mina esimest korda kuulsin oma häält niimoodi, et mulle mängiti kõlaritest vastu, siis ma mõtlesin küll, et issand. Nüüd ma ei ütle enam mitte ühtegi sõna. Mitte kunagi. Ja, et ma olen täiesti vait, sest issand, no nii jube, noh. Aga nüüd ma olen sellega juba ära harjunud, sest kõigega on ju inimene harjub ära. Aga kui siin tehnika juurde tagasi tulla, siis kindlasti on vajalik seda, kui keegi praegu ei näe, et siis pärast võib lähedalt ka vaadata, et see on helikaart. Ja helikaardiga tuleb siis ühendada nii see mikrofon ja siis see mikrofon läheb siia arvutisse. See on sellepärast, et esiteks sellel mikrofonil on siuke eriline juhe, et ma seda otse arvutisse ühendada ei saakski. Aga isegi kui ma saaks, siis see mikrofon on nii võimas, et see arvuti ei ole nii võimas, ta ei anna mulle nagu piisavalt voolu. Ja see on nagu abivahend, tema annab mikrofonile voolu ja siis ma saan hääle ilusti oma siia arvutisse. Nii, ja kindlasti on vaja, et mikrofon ikka millegi peal seisaks, eks ole, et sa käes ei hoia, sest et muidu on kõik helid kuulda ju. Ja enamus inimesi, kui nad lindistavad, siis nad lindistavad püsti seistes. Mina ise seda ei tee, lihtsalt sellepärast, et esiteks ma olen juba ära harjunud sellega, et ma ei tee, et ma ei saa teha, sest et mul kodus lihtsalt, mul ei ole siukest ruumi, et ma saaksin seal nüüd seista ja olla ja teha. Et kui ma saaksin püsti olla, siis ma muidugi oleks, sellepärast et palju parem on siis liikuda. Aga nii, et saab nii püsti kui istudes. Täna on meil see püsti ja siis pärast hakkamegi vaatama, et kuidas siis on püsti teha. Aga ja siis kindlasti te märkasite, et siuke imelik asi on siin ees, et miks see peab olema? Väga imelik asi. Kas sa oskad, Aliis, pakkuda, mille jaoks see on? Või mõlemad Aliisid või kes iganes? Et mis, et heli ei... Et see on mingi piiraja või? Ütleme nii, et... Ja väga hästi öeldud, et tatti ei läheks mikrofoni. Just. Ongi, ja ongi nagu sõel. Sõel siis tegelikult. Ja ma tegelikult vist, äkki ma saan siin ette ka näidata. Ja oota, ma proovin, kas siit, jah. Et vaata, kui mul nüüd seda ei oleks, Aliis, võta rahulikult, on ju. Et kui mul nüüd seda ei oleks ja ma räägin siia mikrofoni, siis kui ma näiteks ütlen midagi P-tähega, siis hakkab nagu plõksima see heli vastu, nagu kuuled? Nagu see on siis sellepärast, et kui ma nüüd räägin ja tulevad need B-tähed ja ka K-tähed, et siis see läheb siit läbi
ja siin on mul isegi veel 2 hääle, tavaliselt inimestel on ainult 1. Nad valivad siis kas ühe või teise, aga noh, 2 on kindel värk, on ju. Siis selle ühega see õhk tuleb minu suust, on ju, siia filtrisse nii-öelda ja siis see filter suunab selle nagu allapoole, et ta ei lähe otse mikrofoni. Jah, takistab sulghäälikuid, jah. Ja teeb jah paremini kuuldavaks. Ja siin oli jah väga hästi öeldud, et tatti ei prütsi siis mikrofoni, sest et muidugi mikrofoni on ju oluline vahend selles töös, et kindlasti sa tahad seda kaitsta. Ja keskmine roll isegi, pearoll, ütleme nii. Ja sellepärast on mul ka see tuulekaitse siin veel ümber, veel lisaks. No mul on nagu 3-kordne kaitse lausa. Sa mainisid siin enne arvutimänge. Vot neid hakkaks ka näitama. Et jälle Aliis 2, palun tuled. Ja see võib-olla on veel eriti huvitav neile, kellele meeldivad arvutimängud. Et no näiteks siin alustame arvutimängu treileriga. Ja, siia lugesin mina. Ja. I am a child of the waste, brought to life to become an instrument of death. Yet there is so much that I am not, that I could still become. But not in this place. I ran before, and they found me. This time, I'll keep running. How's this going to end? Well, that depends on you, doesn't it? Ja see ongi minu räägitud. See oli seal minu hääl. Ja oota, kas Aliis 2 palun? Mul on nii nagu... Miks Kellil on nii hea inglise keel, sest sa lõpetasid Raplas selle kooli, et Kellil on nii hea inglise keel, et ta teeb USA-sse ka seda tööd. Et ma nii imetlen seda. Kusjuures selle hea on, et sa seda USA mainid, sest et ma juba oli siin kuulda, et on tekkinud nagu natukene vale arusaam, et nagu ma teekski USA-s seda tööd. Ütleme nii, et see on mu järgmine unistus, minna juba USA-sse koha peale seda tegema. Aga praegu on niimoodi, et ma ikkagi teen Eestist, aga ma teen läbi interneti. Ja siis USA-ga on mul võimalik nagu koostööd teha. Et ma saan seal need failid kellelegi USA-st saata. Ja sellega ongi hea näide, et see ongi puhtalt USA ja Eesti koostöö nii-öelda, see projekt. Ja see oli nüüd siis selle mängu treiler. Aga nüüd ma näitaks teile hoopis ühte tseeni sealt mängust. Ja seal olid mul 2 tegelast, need on kaksikõed ja natukene teistmoodi olid nad seal ja... Jah, vaata, see on ka eriti huvitav, et kui vaata on kaksikud, siis tavaliselt neil on sama hääl, on ju. Ja siin ka põhimõtteliselt on sama hääl, aga ma ütleks niimoodi, et see nagu vibe või feeling on hoopis teistmoodi nendel kahel. Et siis Aliis 2, sul on tõesti nagu trend siin täna. Ja, nii. Lost. Fight. Help. Jump. Fight. Choose. Lost. Function. Choose. Breathe. Breathe.
apart because they kept us apart. I came to the Commonwealth ready to bury you, not to learn that you had chosen to leave home. You'd chosen to leave me. But I understand now. I've been following you, watching you. It's like I was getting to know you all over again. Except that now I realize I don't even know myself. There was never anything to know before. But now, maybe there is. I have to leave now, sister. Cat, wait. I'll be all right. Maybe I'll be around. Maybe I'll just be. I've been making my own choices, and I almost missed the time when I couldn't. Fear wasn't a part of my function. Now that I can choose, I'm afraid all the time. And I hate it. But when I think about the life Agnes never got to have, the choices she never got to make, even the fears she never got to choose, and I realized that no matter what they tried to take away, or what they tried to turn her into, she never let them have her. She chose to be herself, all the way to the end. There is always a window, and through it, there is always a girl. Agnes was right. I've been looking through a window too, wondering what that white-haired fool is so afraid of. And what she'll do next. And no matter who she is, no matter who she becomes, I will choose to be her. sellega, vaata, mõtlesin vaata, et küsimuste voor tuleb lõpus, onju, aga me võime vahepeal ka teha. Et ma ütleks niimoodi, et sellega võib päris hästi teenida, aga see kõik oleneb projektist, see oleneb, mida sa teed, kui kaua sa teed. Näiteks, noh, mis ma ütlen, võin näidata ühe näite ja kohe näitan ka, oli reklaam, mis ma tegin siinsamas Eestis ja telereklaam siis. Ja see reklaam oli ainult 16 sekundit, aga ma sain selle eest umbes paarsada. Et jah, et ma ütleks, et 16 sekundi eest not bad on ju. Aga näiteks kui on näiteks niisugune žanr on olemas nagu audioraamatud, et seal kujutad ette, siis sa loed raamatut mitu tundi ette inimestele. Et seal, kui sul on ikka tunni eest on mingi, ütled, see on hea amet selles mõttes, et sa võid ise öelda, palju sa tahad. Ja ütled, ma ei tee vähema eest ja siis vaadake siis ise, kuidas ta hakkama saate, on ju. No raamatu eest, mis ma küsiks. Kusjuures audioraamatuid ma ise ei ole teinud ja ma ei sa tahaks seda hullult lugeda või? Aga vaat, see on nii pikk lugemine on see, sellepärast ma ei tahagi teha, et see on nagu nii pikk. Aga mis ma küsiks audioraamatu eest? Oleneb, kui pikk see raamat on. 200 lehte. See on päris väike, ütleme nii. Et mina 200 lehte võib-olla, ma ei tea, äkki mingi 500 eest teeks ära või? Okei, vanaema. Vanaema juba kuulis sinu hääl ja vähe, korda 3, minimaalne. Alati peab ennast väikustama. 5000 jah? Okei. 200 lehte ja 5000. Okei.
nii, ma siis teadvustan siis tulevastele tööandjatele, et palun, kui te tahate minu käest 200 lehte, siis alla 5000 ei saa. Et nii mu vanaema ütles ja nii on ju. Kui on 600 lehte, siis panen veel nulli otsa. Siis on 50 000 juba. Et see sinu küsimus oli, et kui palju selle eest raha saab ja pean tõesti ütlema, et no kõik oleneb sellest, mida sa teed ja kui kaua see aega võtab ja millest veel oleneb ka sellest, et selles töös on vaata hästi oluline suhtlemine, sellepärast et sul on ikkagi kliendid, on ju, nendega sa räägid üks ühele ja nendega sa ise lepid kokku, palju temal on okei anda ja palju eest sina teed, et sa ütled võib-olla, et noh, alla 5000 ma ei tee, on ju, et siis nii ongi. Ja kui talle see ei sobi, siis ta läheb otsib kellegi teise. Et minul, ütleme nii, et oma töös ma olen ka ikka niimoodi teinud, et iga kliendiga olen erinevalt, sõltuvalt nende enda projektist siis. Näiteks veel siis seda Eesti reklaami. Nii. Jah, Aliis 2. Nii, ja siis ütlen siia ette veel ära, et see on siis Eesti reklaam, mis praegu TV3-s jookseb see ja seda on võimalik näha ilma teate ette ja taha, ehk siis uudiste ajal. Oled sa kunagi joonud päris granaatõunamahla? Mahla, mille saladus paikneb unikaalses pinnases ja soojas Aserbaidžaani päikeses. Puhas, maitsev, värskendav. Ja see oli minu hääl. Ja võt kõik ütlevad seda, et nii teistmoodi oli. Ja siis näiteks teile protsessi ka, et kuidas ma selle siis filmisin otse oma kodust, et väga mugav on ju. Oota, Liis, äkki sa paneksid korraks, tuled? Ma kohe näitan edasi, aga väga mugav on seda tööd teha omast kodust, et sa ei pea isegi magamistoast väljuma. Lihtsalt magamistoast lähebki sinu hääl telerisse. Minul on see nüüd ära tõestatud, et nii on tõesti võimalik. Ja nüüd jah, tuled? Ja see oli siis see protsess. A few takes. Oh, they got a thunderstorm warning too. Okay. Well, actually, I don't know what it's supposed to sound like. I sent them a few takes to choose from, and they did tell me which one they wanted. I should probably look that up before I record everything. Third one. Third take. What did that sound like? This one. Just listen to it 4,000 times and then replicate it. Oled sa kunagi joonud päris granaatõunamahla? Mahla, mille saladus paikneb unikaalses pinnases ja soojas Aserbaidžaani päikeses. Ei mingeid lisatud suhkruid ega säilitusaineid. Puhas, maitsev, tervislik. Not quite. Ei mingeid lisatuid suhkruid ega säilitusaineid. Puhas, maitsev, tervislik. Oled sa kunagi joonud päris granaatõunamahla? Mahla, mille saladus paikneb unikaalses pinnases ja soojas Aserbaidžaani päikeses. Ei mingeid lisatuid suhkruid ega säilitusaineid. Puhas, maitsev, tervislik. Is this making you want to get juice? I hope it is. Oled sa kunagi joonud päris granaatõunamahla? Mahla, mille saladus paikneb unikaalses pinnases ja soojas Aserbaidžaani päikeses. Puhas, maitsev, värskendav. Oled sa kunagi joonud päris granaatõunamahla? Mahla, mille saladus paikneb unikaalses
selline grupp oli siis meil koos, aga ma tahaks tegelikult rääkida loo sellest, kuidas ma selle grupini üldse jõudsin. Sellepärast, et minu lugu oli siis selline, et ma olin käinud natukene 9. klassi olin koolis käinud ja sellel ajal, mis? Just, ja Järvakandi koolis oli see, siis oli veel Järvakandi gümnaasium nimena. Et 9. klassi olin käinud ja kooli ajal sa pead ju mõtlema, et mis ma siis pärast kooli hakkan tegema. Et hea küll, ma lähen gümnaasiumisse küll, et mul on 3 aastat veel aega mõelda, aga ma ikkagi ju pean midagi välja mõtlema. Ja mina nende 9. klassi ajal absoluutselt ei teadnud, et mis ma siis tegema hakkan lõpuks. Ja siis oli selline asi, et jõudsin gümnaasiumisse ja tuli töövarjupäev. Ja just, ja siis ma läksin Vesiroosi gümnaasiumisse edasi siit Järvakandist ära. Ja tuli töövarjupäev ja ma ei tea, kas töövarjupäev on endiselt koolides. Ikka on, jah. Nii, ja sealt mul tekkis niisugune huvitav mõte, et vot ma ei tea, kas teie mäletate, mitu aastat tagasi oli niisugune asi nagu Padjaklubi. Oli selline TV-seriaal, jah. Oli Padjaklubi ja üks nendest näitlejatest oli Kristel Aaslaid. Et see nimi mõnele ütleb ikka midagi, on ju? Jaa. Ja siis minule hullult meeldis see Padjaklubi ja siis ma jäingi nagu mõtlema, et huvitav, et kuidas nad teevad seda asja, et kuidas tehakse Eestis ühte teleseriaali, ma tahaks lausa näha, noh. Ja siis hakkasin koolis ajama, et see on nagu nii crazy mõte, et ma ei tea, et ma tahtsin minna Kristelile töövarjuks, tahaksin nagu temaga päeva koos veeta, et kuidas ta siis teeb seda asja. Aga ise oma peas mõtlesin küll, et issand, see on nii crazy ju, et ta ealiski ei vasta ju mulle, on ju. Et mis ta hakkab siin minu väikse kelliga mingist Rapla gümnaasiumist, on ju, midagi ajama. Ja siis, kusjuures ma ei mäleta ka, kuidas ma lõpuks temani jõudsin, aga mingisugune universumi magic seal oli, et ikkagi nagu jõudsin ja siis selgus hoopis selline asi, et ma panen siin jälle vahepeal pilti ka, kuigi seekord ära kustuta ära, sest samal ajal räägin. See on siis mina ja tema tol ajal. Olid ajad ja väga ilus, oi kui ilus me oleme seal, jah. Et kus ma jäingi, et ja siis oli nii, et mingisugune universumi magic toimus ära, et kuidagi ma sain temaga ikkagi kontakti ja siis selgus hoopis selline asi, et mina oma peas olin selle asja nagu nii suureks mõelnud, et mis ta nüüd, ta ei taha ju teha mingit sellist asja minuga ja aga tema ütles hoopis, et mis jumala lahe asi teete ja tulge ja teeme ära, mis seal on siis, Täpselt niimoodi ütleski. Ja siis saigi juba aeg kokku lepitud ja siis ma sõitsin Tallinnasse ja ta tuli ise bussipeatusesse vastu mulle, isiklikult. Ja siis sõitsimegi kohe võtteplatsile temaga koos ja oligi jumala lahe päev, tulid seal kõik need teised näitlejad, ma sain näha, kuidas nad teevad ja nalja ja pulli sai ka ja oligi niimoodi, et ühte asja, kui sa filmid, et siis mitu korda pead läbi tegema. Ütledki 10 korda, ma pean siin, ma ei tea, Merikese juurde ütlema, et no tere, Merike, ja siis ta ütleb mulle, et ei sobinud, tee uuesti. No ma lähen siis tagasi. Nüüd on jälle action. No tere, Merike. Ja siis 10 korda järjest on ju, hakkab endal ka naljakas lõpuks. Aga see oli nagu niisugune hästi huvitav ja väga meeldejääv kogemus ikkagi gümnaasiumis minu jaoks. Ja vaat sealt siis ma ütleks, et sealt saigi siis see näitlemispisik alguse, seal siis sündis, kui ma selle asja olin ära näinud. Ja siis mul hakkas endal tekkima see tunne, et aga ma siis proovin näitekooli, on ju. Ja siis oli niimoodi, et gümnaasium sai läbi ja siis oligi see plaan, et ma proovin, ma lähen ka katsetele ja vaatan, mis seal siis saab ja aga siis oli niimoodi, et need katsed on ise ka nagu väga-väga rängad, et kõik, mis selle kohta kuulnud olete, kui raske on näitekooli sisse saada, tõesti raske on.
no sellepärast juba, et seal on nii palju inimesi, siis kui mina käisin, siis oli seal vist, ma ei tea, 90-ga midagi ikkagi neid tahtjaid. Ja vastu võeti seal, mina ei tea, mingi 16 äkki või. Ja siis see on niimoodi, et seal on 3 päeva järjest, sa iga päev pead tulema juba sellepärast, et neid inimesi on nii palju, noh, et kõik need läbi saaksid teha. Ja siis sul on seal erinevad ülesanded, antakse sulle koha peale, ega sa ette ei tea, sa lähed lihtsalt nende ette ja siis noh, hakka tegema, on ju. Ja see oli, ema teab väga hästi, sest ema, käisime koos jah, sest mul oli autojuhti vaja, et ema teab, kui ränk kogemus see tegelikult oli, kuidas me siin hommikul, ma ei tea, kell 5 vist hakkasime sõitma ja siis õhtul kella 12-ks olime kodus tagasi, et järgmine hommik jälle kell 5 minna. Et see oli ränk ja noh, proovisin, jõudsin ikka noh, sinna 3. päeva jõudsin. Jah, noh, jõudsin sinna 3. Jaa, just. Jõudsin 3. päeva ära, tuli see 3. voor, see kõige viimane voor, aga just vaata, enne seda kõige viimast vooru, siis ma langesingi välja. Ja see oli ka niisugune jube kogemus selles mõttes, et seal on niimoodi, et seal prinditakse nimed välja enne igat vooru, et kes siis edasi said. Ja siis on jube tunglemine sinna posti juurde, et kas mu nimi on seal siis, noh. No ja kui seda nime siis seal ei ole ja sa ju nii loodad, noh, kui sa ikka, see on ju sinu unistus, et sa tahad näitlejaks saada ja ei ole seda nime seal. No see on ikka nagu väga ränk kukkumine, et ma nägin, kuidas osa inimesi jooksis sealt uksest lihtsalt pisarates välja. Lihtsalt ta jooksiski uksest välja, noh. Et ma isegi ei liialda. Jaa, just süda murdub täiesti, noh. Ja mina ise olin ka pisaratest uksest välja, ma ei jooksnud, aga ma lihtsalt istusin maha ja mõtlesin, et issand, no see oli see, et just täpselt mõtlesingi, et nüüd on elu läbi. Et mis nüüd siis nüüd edasi? Ja ma ei näe üldse mingisugust teedki, kõik on nagu pime, tunnel on pime täiesti. Ja siis, jaa, siuksed lootused olid, noh. Ja siis kõik purunesid. Ja see oli nii dramaatiline. Aga siis ma istusin sinna pingi peale ja lihtsalt nutsingi natukene aega. Ja siis tuli üks poiss tuli minu juurde. Ja see oli siis vist mingisugune vanem tudeng, kes juba käis seal koolis, tema oli käinud neid katseid vaatamas pealt ja siis ta oli näinud, mis ma seal tegin ja olin, on ja siis ta tuli nagu lohutama täiesti nagu ise ja istus maha minu juurde, ütles, et noh, et mis sa siis nüüd nutad siin on ja ma ütlesin, et ma ei saanud sisse, ma langesin välja ja nüüd ma ei teagi, mis nüüd edasi saab ja kõik on pekkis ja elu on läbi ja siis ütles, et kuule nüüd, et noh, tema muidugi ütles mulle, et no sa võid ju järgmine aasta või mis see on, ülejärgmine aasta on need katsed jälle, et sa tule uuesti, on, et ma vaatasin, kuidas sa tegid ja sa olid üks minu lemmikuid, noh, et tule uuesti. Või kui sa uuesti ei tule, et siis ära mata seda mõtet maha. Et siin nagu midagi sinus on ja ära nüüd mõtle, et kõik on läbi sellepärast, et sa ei saanud kooli sisse. Noh, sellel hetkel see mulle kohale ei jõudnud, sest ma olin ikka, ma ei saanud kooli sisse, on. Aga siis, kui see asi nagu läbi sai ja ma tulin koju tagasi ja siis hakkas üks väga raske periood, sellepärast, et ma absoluutselt nüüd ei teadnud, no kuhu edasi, milleks, miks ma üldse siin olen. Ja oligi nagu niisugune hästi raske aeg ja kellegi telefon. Kas keegi teab, kellel see võiks olla? Et oli nii-öelda raske periood. Nii, aga siis ühel hetkel, ma ei tea, tuli niisugune nagu prahvatus, käis peas ära. Et aga noh, see näitlemine, et ma ei tea, peab olema mingi muu viis, kuidas ma saaksin. Noh, ma ei saanud kooli sisse, okei, aga kas on mingeid muid viise? Ja siis ma hakkasingi uurima, et tahaks minna näiteringi. Ja äkki Järvakandis on olemas. Ja siis, kas ma vist, ma ei tea, kas küsisin sinu käest äkki oli? Jaa, oligi, jaa. Ma küsisin Aliis ühe käest, et kuule, et ma tahaks hullult näidelda, et mis sa oskad öelda selle peale. Ja Aliis ütleski, et Mikk Merekivi ju teeb siin samas Järvakandis.
mine küsi tema käest, nad on kindlasti väga rõõmsad. Nad otsisid. Vot, vaata jälle mingisugune universumi sama aegsus on ju. Ja võtsingi selle Mikuga ühendust ja ütleski, et muidugi tule, meil on kogu aeg näitlejaid juurde vaja. Et me oleme väga õnnelikud, kui sa tuled ja siis ma küsisin tema käest, et vaata, et kas ma mingeid katseid ka pean tegema või? Ei, mis katseid, no tule ja teeme, noh, et meil 5 inimest ongi. Meil pole 5 inimestki, on ju, mis katseid sa teed siin, on ju. Ja siis läksime ja hakkasimegi koos tegema. See on Kristel Aaslaid. Tead. Vot see oli, just rääkisin siin mitu aastat tagasi oli, et ma käisin töövarjupäeval töövarjuks, vaatasin, kuidas ta siis teeb teleseriaali. Ja ta oli väga õnnelik siukse projekti üle. Ja Kristel Aaslaid muideks on väga-väga lahe kuju, väga chill ja ta ongi siukene, et noh, teeme, läheme ja just täpselt ja ta ongi siukene päriselus ka. Noh. Et siuke jaa. Kas see joodik võis olla Misha äkki? Misha? Mishat? Sina tegid? Kristelit tegid? Oo. Kristel mängis Mishat ja seal kõrval praegu, Kristeli kõrval, Misha kõrval on Kelly. Jaa. Seesama tütarlaps, naine, kes täna seisab meie ees. Jaa, sest see on mina gümnaasiumis on ja. Pikad juuksed ja. Jaa. Ja siis Misha müts on peas muideks, see müts oli väga populaarne tol ajal. Pärast gümnat ma ikkagi liitusin nende kandikohtlastega ja nendega oli siis 3 aastat koos. Ja samal ajal, kui ma nendega tegin, siis ma tegelikult avastasingi selle häälnäitlemise ka. Ja kuidas ma selle avastasin, oli niimoodi, et mulle ka hullult meeldivad arvutimängud. Et mulle meeldib neid mängida ja siis oli siukene mäng, et ma ei tea, kas see ütleb teile midagi, kui ma ütlen nime. Life is Strange. Ütleb see midagi? Ei tea. Vot Life is Strange... Life is Strange, seda te võite isegi mängida ja pärast otsida, et see on väga äge mäng. Aga vot seal oli see üks näitleja, kes mulle nagu hullult hakkas meeldima. Mulle meeldis nagu see tema tegelaskuju, keda ta seal tegi ja see tegelaskuju muideks oli ise ka näitleja. Et siis meil oli nagu ühine mingisugune osa on ja see oli väga huvitav. Ja siis mul tekkiski see huvi, et kas ma saaksin seda ise ka teha. Ja tulebki välja häälnäitlemise puhul, et täiesti on võimalik omast kodust teha. Noh, mingisuguse raha pead sinna taha ikkagi panema, sul on vaja mikker osta, sul on vaja tõenäoliselt helikaart osta ja mingid normaalsed kõrvaklapid ka. Aga kui need on nagu olemas, et siis on juba päris okei. Ja siis on olemas siuksed veebisaidid, kuhu siis sa teed omale konto ja seal on nii-öelda castingud, et erinevad inimesed panevad, et ma ei tea näiteks, et mina teen siin oma arvutimängu ja mul oleks hullult vaja näitlejaid sinna ja mul oleks nüüd vaja näiteks ühte meest ja ühte naist ja ühte last ja siis panevad sinna stsenaariumid ülesse, tavaliselt ainult 2 lauset. Ja siis sinu nii-öelda see, kuidas sa proovid seda rolli siis saada, ongi niimoodi, et sa omast kodust lindistad oma arvutisse need laused, mis seal veebisaidi peal siis on ja failid laed ülesse sinna veebisaidi peale ja siis selle projekti omanik saab kuulata ja mõelda, et tema hääl mulle meeldib, võtan temaga ühendust ja siis niimoodi siis saabki. Ja siis edasi läheb juba niimoodi, nagu ma enne videos näitasin, kus ma juba ise seal tegin, on ja. Et see ongi nagu see igapäeva asi. Siis saadad failid ära, nemad teevad omas otsas, mis nemad teevad, sest ega põhimõtteliselt sina ainult räägid, ega sina tavaliselt mingeid efekte ega midagi sihukest ei pea lisama või muusikat või noh, osad teevad seda ka, aga mina näiteks ei tee üldse. Ja siis ongi nii, et lõpuks, kui see mäng välja tuleb, siis sa võidki leida, et ohoo, niimoodi see siis välja tuli. Ja siit ma kohe juba näitaks järgmise mängu näite jällegi, sest et meil on võib-olla kõige huvitavam asju ikkagi vaadata. Is that really you? Wait, what? After all these years, you're still around. You know me? How are you still alive?
How do you know me? And where's your husband? I have so many questions. Sorry, I don't remember you. It's been a long time. I'm Gina. Uh-huh. I am, rather was, the secretary here at the law office before the world ended. Well, it's good to see you again, first off. Yeah, you too. Lucky you. Got to keep your good looks. I was working on a case before the war. Uh-huh. Massachusetts versus Silva. Okay. I need you to go to the crime scene and figure out what really happened. Oh, but Did you frankly. figure it out? Honestly, Gina, no. Hey, what do you think happened? I'm not really sure. Silva looks pretty guilty from the pre-war investigation. Well, the investigation is lies. Yeah, the witness statement is entirely wrong, so I'm gonna go Silva's innocent. You think so? What brought you to that conclusion? Because the witness statement is lies. Found some evidence of some shady dealings. Oh, now that's interesting. And it clears his name. Finally some peace of mind. Did you catch the latest episode of Sorbo's Revenge? No. Octosaw is so cool. Uh-huh. No, I haven't. Thanks for spoiling it for me, Gina. Oh, she's gone crazy. Figured it out yet? No, I haven't. Bye, Gina. Yeah, Gina's gone crazy. She's got split personality. On her own for over 200 years. Yeah, no, that makes sense. That makes sense. jaa, annavad tunda küll ja sellise hääle puhul, nagu seal videos just oli, et kindlasti sa ei saa nii pikalt teha, kui sa võib-olla tahaks teha, sest sa lihtsalt rebid oma häälepaelad, lõhki. Jah, aga et mis seal lõpus oli küsimus, et lõpus oli see, et seda minu karakterit nimetatakse Kuuliks, et see oli tema oli nii-öelda elus olnud 200 aastat, on ju, ja siis ta oli hakanud iseendaga rääkima. Ta küsis enda käest, et kas sa nägid selle sarja, mis talle meeldib, kas sa nägid selle viimast episoodi, et seal üks karakter oli nii lahe. Ja siis ta vastas iseendale, et ei näinud. Nüüd sa rikkusid minu jaoks selle episoodi ära. Ja siis see mängur ütles selle peale, et ahah, et see on lolliks läinud. Aga muidugi neid näiteid on mul siin tõesti sadu ausalt öeldes, et kui, no mitte sadu, ma natuke liialdan, aga ütleme nii, et aja suhtes ma mõtlen, et äkki võiks teha hoopis sükest asja, et kui on nüüd julgeid siin ruumis, kes sooviksid ise proovida midagi peale lugeda, siis on see võimalus meil täiesti olemas, meil tehnika töötab. Ja mitte niimoodi, et sa pead nüüd ise välja mõtlema, mida sa loed, vaid mina annan sulle teksti ja selle asja point on nüüd nagu selles, et kui sul nüüd tekkis huvi, et ma tahaksin võib-olla ise ka sükest asja teha, et milline siis see stsenaarium välja näeb, mis mulle siis reaalselt kätte antakse ja mis tunne see on seista seal mikrofoni taga ja lugeda peale. Et see on ju hoopis teine asi vaadata, kuidas keegi teine teeb ja siis minna ise tegema. Et nüüd mul on Aliis, sinul on telefonis pilt ja seal telefonis on meil 3 erinevat väga lühikest stsenaariumit. 5 rida, 5 või 4 rida. Jah. Ja siis ma võtaks selle telefoni sinu käest. Ja siin on nüüd niimoodi, et ütleme nii, et üldiselt on need nagu reklaami näidised. Ehk et üks on meil Kliki digipood, kui sa peaksid tegema reklaami Kliki digipoele. Siis on meil BMW, pead nii-öelda tutvustama BMW elektriautosid. Ja siis üks viimane asi tegelikult ei ole reklaam. Viimane asi on see, et vaata, kui olete näiteks lennujaamas, siis mõnikord tuleb sinna kõlarist, tuleb hääl, et palun ärge jätke oma pagasit valveta. Et siis siin ongi tekst siis selle järgi võetud, et mida sa sealt kuuled. Tegin jaa.
kuulis ja sai aru, et see oled sina või? ta sai aru jah, ja see oli lahe lugu selles mõttes, et see tuttav on mul ameeriklane ja tema oli just tulemas siis mind Eestisse vaatama esimest korda, polnud eluski kohtunud temaga. Ja siis tema oli Soome reisiterminalis, laevaterminal oli see ja siis oli veel hull koroonaaeg ka ja siis tema just tuleb mind vaatama ja siis kuuleb kõlaritest järsku tuleb minu hääl, et palun peske käsi ka siis. Et hästi naljakas, mul on sellest ja video on mul sellest ka. Aliis, kas sa paned korraks? Ja siis kohe läheme sellega edasi. Ja. Lugupeetud reisijad, palume hoida nii kaasreisijate kui meie personaliga turvalist distantsi ning hoolitseda käte hügieeni eest. Terminalides tuleb kanda maski. Vot, ja see oli minu hääl. Ja see vist... korra veel lasta, see oli nii äge kuule. Okei. Ja palun tuled. Ja keegi küsis, et kas ma ingliskeelset tegin ka. Ei, seekord ei olnud mina see, kes ingliskeeles tegi. Et mina tegin siis eestikeelset osa ja see vist on siiamaani seal on Soome terminalis, ma arvan. Siiamaani, okei, mõtlesin, et kas siis siiamaani maksavad selle raha sellest või? Ei, ma sooviks, et oleks, aga... Ja, me peamegi siis edasi liikuma. Aga kuule... Võiksid noored, kes tahaks tulla lugema, käed püsti. Ja kes on julge. Aliis, sul on Face ID on sul, jah? Mul ei ole sinu nägu kahjuks. Kohe teeme. Aitäh. Nii, et kas on julgeid, kes tuleks mulle siia lugema? Ja mitte midagi ei ole hullu, kui läheb näiteks sassi, sellepärast mul läheb endal ka kogu aeg 100 korda pean uuesti ütlema. Tulge tehke. No come on, Ragnar, tule ja näita teistele, kuidas tehakse. Tule. Ma annan sulle vaata siit... Jaa, see on hea. See on väga tubli. Vaata, nüüd ma annan sulle siit ise valida, et sa vaata need tekstid üle ja nüüd vali üks välja. Mida sa tahaksid lugeda, et ma ei tea, kas tahad seda BMW asja lugeda või mis sulle meeldiks. Ja siis ütle Aliisile, kui ta jälle seda Aliisi nägu tahab saada. Ma võtan selle Informeerija. Lugupeetud reisijad. Nii, okei. Väga hästi, ta võtab siis selle 3. Just. See 3. ta kohe loeb ette, millest see räägib. Aga vaata, jaa, tegelikult ka. Et siin on oluline nüüd see asi, et kujuta ette nüüd, sina oled see hääle näitleja. Sina oledki see, kes teeb projekti. Nii, ja sinule saadetakse siis see 3. tekst ja öeldakse, et palun loe see sisse. Oluline on siin nüüd need 2 omadussõna, informeeriv ja asjatundlik. Nüüd sa pead oma peas ise välja mõtlema, et mis see sinu jaoks tähendab, et milline hääl on informeeriv ja asjatundlik, et kindlasti ei ole see mingi ülevoolav siin selline, ei ole, on. Ja ikka nagu siuke tõsisem hääl. Ja siis seisad siia mikrofoni ette, umbes natuke lähemale, nii. Kui ta nüüd päriselt teeks, oleksegi mingi töö, siis ma paneks talle klapid pähe ja siis ta kuuleks ennast siit. Aga kuna täna meil on siukene eriline asi, et me ei saa seda teha sellepärast, et nii palju meil tehnika ei võimalda, et saaks mõlemad korraga, et siis tuleb siit otse kõlaritest. Ja nüüd ma ei tea, kas sa ise oma enda häält oled varem kuulnud. Kui sa ei ole, siis see on väga võõrastav, ma ütlen kohe ette sulle. Nagu ma enne ütlesin, et mitte kellelegi ei meeldi enda hääl, kui ta esimest korda kuuleb. Ja mina olen ka väga uhke, sest väga raske on tulla ja siin esineda kõigi ees ka veel. Ja nüüd me lindistame seda sama aegselt. Ja siis ta räägib ära ja kui sul nüüd peaks sassi minema, siis alusta lihtsalt algusest peale. Et ma ütlen, et mul endal läheb ka kogu aeg. Nii.
nii, ja nüüd võib. Lugupeetud reisijad, ärge jätke oma pagasit valvetada. Valveta ainult pagas viiaks ära ohutuse tagamiseks. Aitäh, head reisi. Vot nii. Jaa. Ja nüüd kohe teeme sulle, Ragnar oli su nimi, jah? Teeme sulle natuke õudust, Ragnar, mängime seda tagasi ka. Sellepärast, miks ma mängin seda tagasi, mitte sellepärast, et sulle õudust tekitada, vaid tegelikult sellepärast, et kui sina teed seda tööd, siis sa paratamatult, sa pead kuulama oma häält, noh. Ja ikkagi see on harjumuse küsimus. Sest alguses on tõesti see tunne, et no nii jube appi, noh, ma ei räägi enam sõnakeski, noh. Aga kui sa sihukest tööd teed, siis sa kogu aeg, sa kuuladki oma häält hommikust õhtuni tead. Ja siis lõpuks läheb see tunne ära, siis sa harjud lihtsalt ära. Aga nüüd meil kuulame siis. Lugupeetud reisijad, ärge jätke oma pagasit valveta. Valveta ainult pagas viiaks ära ohutuse tagamiseks. Aitäh ja head reisi. Vot, ja palun aplaus. Just. Aga just. Jaa. Okei, palun. Kuule, vanaema. Vanaema, Liss, palun tule siia. Palun tule. Kuule, tule. Sa oled nii asjatundlik, sa pead... Jaa, kusjuures ongi. Aga lihtsalt see aeg on möödas, aga ma lihtsalt panin tähele, et tal noored lapsed ja selle ajal lihtsalt naerma see, et ta teeb seda asja teiste ees. Aga tegelikult, kui sa võtad seda tõsiselt ja lihtsalt mõtled tekstile, mis sa nüüd ütled, et noh, siis tulebki teistsugune. Ja kindlasti on see ka, kui sa oled nagu oma mingis väikses turvalises keskkonnas, kus kedagi võib-olla ei ole, saadki nagu keskenduda sellele, et see ka kindlasti hästi. Aga aeg on selline tõesti väga hea tähendada. No nii, kes on järgmine? Kes tahaks BMW elektrisõitude maailma sisse lugeda? Janar. Janari on nii hea näitleja, võt see oleks tema ette. Aga saa oma elu hullult ütles, ta nii BMW. No tule. Tule. Liinu, kuule, sul ju bemmid väga meeldivad. Või siis keegi sealt tagantpoolt, kui tahab. Tuled sina? Tuled? Oo. Jaa. Meil on, vaata, ilusad hääled on koos siin, on ju? Jaa. Okei. Palun taas, sa oled pikk poiss. Sinul ma ka just väga pikemaks ei saa. Nii. Ja nüüd samamoodi, millist sa loed? BMW on meil müstiline, aeglane filmitreileri hääl. Filmitreileri hääl, kujutad ette. Kõik on kuulnud telekast filmitreileri häält. Ja palun võib. Avasta BMW elektrisõidukite maailm. Peaaegu hääletu kulgemine läbi linnade ja ka pikematel sõitudel. Loomulik kiirendus kohalt minnes, puhas sõidunauding. BMW elektriautod, 100% elektriline, 100% sõidunauding, 100% BMW. Väga hästi, ma ütlen selle peale. Ja tead, mis siin veel oli hästi, oli see, et häälenäitlejal
eriti oluline aru saada nendest omadussõnadest, mis seal siis küsitakse. Ja ma ütlesin filmitreileri järel, no oli täpselt, just. Ja mina olin juba mõttes selles BMW-s juba kulgesin. Just seda efekti oligi vaja, onju. Seda oligi vaja. Ma läks juba juua taha. Sul tekkis janu, jah? Ja. Ma läksin õnge nii, et ma vahele nostan. Kusjuures ma proovisin seda, see on väga hea. Ja väga huvitava maitsega on see tegelikult. Kuulame siis seda ka tagasi. Avasta BMW elektrisõidukite maailm. Peaaegu hääletu kulgemine läbi linnade ja ka pikematel sõitudel. Loomulik kiirendus kohalt minnes, puhas sõidunauding. BMW elektriautod, 100% elektriline, 100% sõidunauding, 100% BMW. Tõesti, noh. No super, tead, mis veel oli super selle poolest, et tema tuli ja luges kuivalt ette ja mitte ühtegi viga ei olnud. Isegi proodel juhtub seda, et no nii perfektselt ei tule, on ju. Jaa, loeb, noh. See muideks on täielik oskus niimoodi lugeda, et ilma vigadeta, ilma nii, et teksti oleks varem läinud. Kas äkki keegi julgeb lugeda selle viimase meile ka ette, Kliki digipood? Võiks küll, jah. Tule, see ei ole üldse midagi jubedat. Tulge ükskõik, kes tulge mõlemad, noh. Kädiliis tuleb, palun, aplaus. Natuke selle parajamaks. Töö siia natukene lähemale. Jah, kas nii väga, jah? Nii. Ja sul on Kliki digipood ja Kliki digipood ütleb elevil, kiire, rõõmus. No mõtle, milline oleks elevil Kädiliis on see nimi, jah? Milline on elevil Kädiliis? Ei tea, jah. Aga milline on, sa oledki sükene rõõmus. Sa oled vaata ise selline rõõmus ja siis loegi nii, nagu sina loed. Ja, sest vaat... Just täpselt ta ongi ju ise juba rõõmus. Nii, et ta tahaks kohe ära osta sellest Klikist. Et loe täitsa nii, nagu sul tuleb, sellepärast, et ma ütlen, et õiget ega valet siin ei ole. Aliis on vahepeal nõiaks muundunud. Et õiget ega valet siin ei ole, et lihtsalt proovimiseks. Ja kas sa oled valmis? Okei, ja läheb. Kas sa juba uudis kuulsid? Klikis on välkmüük. Kõik kaubad 20% soodsamalt. Mida sa veel ootad? Kliki ja need ongi sinu. Jaa! Kas sa juba uudis kuulsid? Klikis on välkmüük. Kõik kaubad 20% soodsamalt. Mida sa veel ootad? Kliki ja need ongi sinu. Tõesti, väga hea. Mulle eriti meeldis see lause, kus sa ütles, mida sa veel ootad, noh. Just täpselt see oli õige emotsioon. Mis ma veel oskan öelda, et niimoodi see asi käibki. Nüüd teen mina või? Või okei. Millist ma siis teen? Ja seda sinu telefoni tahaks. Mul pole endal ka teksti ju. Kusjuures ega ma ei ole ise ka seda niimoodi läbi lugenud, et ma võib ka siin täitsa pekki minna. Nii et... Jaa, müüngi. Muidugi me kõik teame, et filmitreilereid tavaliselt loevad mehed millegi pärast, sest see on, vaata, see tämber on just selline, on ju. Et ma ei hakka siin meest tegema, aga ma loen nii, nagu mina teeksin, on ju.
nii, ja siis ma panen endale ka selle käima. Kuule, aga kui ma homsest tahaks nagu selleks häälnäitlejaks saada või homsest, jah. hakata tegema ja homme juba, siis mis summaga ma peaksin arvestama, et see tehnika endale koju soetada? Või ju läpakut mul ka ei ole, et sa võid selle ka juba sinna vaikselt sisse arvutada, et mingi siuke kõvem läpakud. Kui sul läpakat ka ei ole, siis sa ikka arvestad üle 1000-ga. Ahah. Kui sul on olemas, siis no ütleme nii, et sellised tarvikud, millega nii-öelda juba algaja saaks hakkama, mitte kõige profimad on ja mingi 500-600 kanti, kui sa pead selle kõik koos ostma. Jah. Ja mul ei ole sinu nägu kahjuks. Näpi siis vahepeal seda ekraani. Nii palju. Aitäh! Avasta BMW elektrisõidukite maailm. Peaaegu hääletu kulgemini läbi linnade ja ka pikematel sõitudel. Loomulik kiirendus kohalt minnes. Puhas sõidunauding. BMW elektriautod. 100% elektriline, 100% sõidunauding, 100% BMW. Midagi sugust. Avasta BMW elektrisõidukite maailm. Peaaegu hääletu kulgemini läbi linnade ja ka pikematel sõitudel. Loomulik kiirendus kohalt minnes. Puhas sõidunauding. BMW elektriautod. 100% elektriline, 100% sõidunauding, 100% BMW. Mis ma veel ütleksin siis lõpusõnadeks siia? Nii palju ma ütlen ja siis ma lasen teil minna või kui kellelgi on veel huvi mingeid näiteid näha või ma ei tea ise proovida, siis kui teisi ei ole, siis on kõik veel võimalik teha, siis ma natuke veel jään siia pärast seda, siis ma pean kõik kokku korjama. Aga ma ütlen teile nii palju, et vaata, oluline ei ole see, mida sa nüüd tahad teha, mis sulle meeldib, kas see on häälnäitlemine või lihtsalt näitlemine või mis iganes on ja mis ma tahaksin, et teile kõrvu jääks, oleks see, et ära kunagi anna alla, ära mõtle, et nüüd see uks sulgus on ja kus ma mõtlesin, et sellest uksest ma lähen läbi, aga see uks on kinni ja ta on lukus ja ma ei saa sealt läbi ja nüüd on elu läbi. Ja nüüd ma ei saagi seda teha, mis ma tegelikult teha tahaksin. Et ma pean nüüd midagi täiesti uut välja mõtlema. Ei ole nii. Mõnikord elu läheb käänuliselt, kuidas ta läheb on ja ei lähe sirgjoones. Ja ikka sa jõuad sinna punkti, kuhu sa tahad jõuda. Ja just, ja see on palju huvitavam. See on palju huvitavam lõpus. Ja ma korraks siin ühte pilti veel näitan. Kui nüüd kellelgi tekkis huvi, kust alustada, ja see on see pilt. Siin on 2 veebisaiti. Üks on Casting Call Club ja teine on Fiverr. Mina soovitan mõlemat, eriti algajatele. Casting Call Club on selline asi, seal pead kahjuks oskama inglise keelt, et mitte kuidagi muud moodi läbi ei saa, eesti keelt seal ei ole. Aga sinna postitatakse hullult palju projekte, igasuguseid erinevaid mänge, raamatuid, multikaid, lihtsalt inimeste enda projektid, kuhu nad siis otsivad näitlejaid. Ja seal ongi täiesti võimalik saidi enda peal kandideerida, niimoodi nagu ma rääkisin, et ise lindistad oma kodus, oma arvutisse ja lihtsalt saadad failid ja sa võidki sealt vabalt saada niimoodi rolli. Ja Fiverr on nüüd natuke nii-öelda kõvem värk selles mõttes, et seal on nii eesti kui inglise keeles, et kui inglise keelt näiteks ei oska üldse, siis ütleme nii, natukene raske on selles mõttes, et kliendid, kes sulle tulevad, näiteks oma põhjal võin öelda, et minu kliendid, isegi need, kes tahavad eesti keelt saada, isegi nemad on põhimõtteliselt inglise keelt kõnelevad inimesed. Et isegi suhtlemist pead natukene oskama inglise keeles. Aga muidu kõik eestikeelsed stsenaariumid tulevad, sa loed sisse ja ei olegi midagi hullu. Aga Fiverri puhul on see, et sa pead olema 16+. Muidu on vanema nõusolekuga. Et jah. Aga seal... Ja.
ja Fiverris on niimoodi, et sa teed endale ise profiili ja sa ei hakka seal kandideerima, vaid sa teed omale profiili, laed enda mingisugused enda lindistatud näited, mis sa võid kõik ise välja mõelda, nagu ma täpselt täna mõtlesingi. Need on kõik välja mõeldud tekstid. Ma teen profiili juba saadan ja ongi juba teevad minu Kusjuures Fiverris sa ei saada, Fiverris sa lihtsalt laed oma profiili peale ülesse. Ja siis nüüd, kui see klient tuleb ja mõtleb, et lahe, ta luges BMW elektriautot sisse, on ju, mul on Audi siin, on ju, ma tahan ka, siis tema võtab sinuga ühendust ja lähebki töö lahti. Häälekonto, just, väga hästi öeldud. Just, täpselt. Ja siia veel lõpetuseks nii palju, et eesti keel on oluline, aga inglise keel avardab maailma, ütleme nii. Et kes tõesti tahaks näiteks videomängud, eriti veel meeldisid, siis seal ikka inglise keelest ei saa üle ega ümber, sa pead oskama. Noored kirjutage kõrva taha. Jah. Nii et leidke endale see inspiratsioon, see tahtmine, miks ma tahan seda keelt õppida ja siis tulebki. Kelly, sinu inspiratsioonilause. Sa rääkisid kunagi, et sa olid, ma ei tea, mis vanuses võtnud vastu otsuse, sulle meeldis üks naisnäitleja ja siis sa ütlesid, et ma tahan rääkida inglise keelt sellepärast, et ma tahan kunagi nii rääkida, et ma saaks temaga dialoogi pidada, aga ma ei mäleta seda naisnäitlejat. Jaa, okei, see on kõige viimane lugu, mis ma räägin ja siis lõpetamegi ära, on ju. Et kui mina olin väike ja meil hakkab inglise keele õpetus 3. klassist vist, siis oli niimoodi, et hakkas inglise keele õpetus ja samal ajal olid olemas juba Harry Potteri filmid. Ja mina suur Harry Potteri fänn ja eriti ma olen just selle Hermione fänn. Ehk siis Emma Watsoni fänn ja siis mina ei tea, see 3. klassi mina, see pisike mina, võttis endale pähe mõtteks, et mina õpin inglise keelt sellepärast, et mul on õudselt vaja selle Emma Watsoniga rääkida ja mul on nii vaja, et ta minust aru saaks. Ja siis see oligi kuidagi nii inspireeriv mulle, et see minu lemmiknäitleja, ma tahan, et ta minust aru saaks, ma tahan, et mul oleks võimalik temaga üldse rääkida. Et see kuidagi nagu nii loomulikult tuli, see inglise keele õppimine ja see külge jäämine. Nii et selle peale ma ütlen, et leidke endale. Jaa, just. Siiamaani ei ole, aga see on mu nimekirjas, ütleme nii. Ja kui ma tema kunagi räägin, siis ma kindlasti annan talle teada, et sihukene asi oli. Mul oli hullult vaja sinuga rääkida. Nii et võtke endale mis tahes, mõtelge ise välja mingi põhjus, miks ma tahan seda keelt õppida. Ja siis tulebki ja sealt juba lähevad kõik uksed lahti. Või et miks te tahate seda ametit ja siis kõik hakkabki tegelikult. Just täpselt. Ja nüüd siis ma veel küsiks, et kui on kellelgi veel mingeid küsimusi, siis võib küsida. Ja kui ei ole, siis teekski lõpetuse. Või kui ei taha teiste ees küsida, siis võib pärast siia jääda mõned minutid. 1 + 1 on 2. Oo, kuidas see 40 on? 141 või? Ja võib tulla, jah. Aitäh sulle, et sa tulid ja rääkisid ja meie jaoks aega võtsid ja et sa meie noori inspireerid. Isegi võib-olla isegi meid inspireerisid, mine sullu tea. Veel ja veel. Jah, aitäh sulle aja eest. Aitäh. Ja et sul kõik hästi läheb. Nende inspiratsioonilugude eest.